nii nagu Liiv juba mainis, selleks, et nüüd üldse saaks hakata arvutuslikku energiamärgist sisestama ehitisregistrisse, peab olema alustatud ehitusloa taotluse sisestamisega. Et minul on see siia ette tehtud, esimene dokument. Et kui seda pole, siis arvutuslikku energiamärgist sisestada ei ole võimalik. Nii, ma lähen siia ehitusloa taotluse peale. Ja mis mind huvitab, on siin need dokumendid. Ma lähen siia dokumendi ikooni peale ja natukene allapoole keerin, siis on siin energiamärgised. Kui ma nüüd, no siin on ka olemasolev info selle kohta, et puudub, aga kui ma vajutan siia pluss ikooni peale, mis näitab ka, et koostan energiamärgise, selle sinna vajutan, siis küsib mu käest, et ma olen loomas energiamärgist ja et kõik salvestatakse, mis on sinna muudetud enne. Ütlen, et ma jätkan. Nii, ja nüüd siis avanes mul ETA sisestamise leht, funktsionaalsus nii-öelda. Nii, energiamärgise üldandmed. Energiatõhususe klassi, see mulle arvutatakse. Energiatõhususe arvu väärtus, selle ma pean sisestama ise. Ma pole, kuna see ei ole mingisugune energiamärgis, mille olen välja arvutanud, siis ma panen siia täiesti suvalisi numbreid. Lihtsalt näidata, kuidas see toimib. Aga see tuleb ikkagi kõik ETA puhul ise välja arvutada. Ainukene, mis me siin teha saame, on sisestada ja energiatõhususe arvu klassi siis annab ehitisregister meile, nagu tegelikult ka praegu. Nii. Siin on ehitusloa taotluse number. Kas see energiamärgis antakse välja lihtsustatud arvutusmeetodil? Ei anta, see ei ole väike elamu. Lähme edasi. On toodud hoone andmed, suletud netopind, köetav pind. Nii. Ja nüüd on hoone osad. Siin ma siis saan valida hoone osad, mille kohta ma soovin energiamärgist siis koostada. Ja sinisele nupule vajutades saan ma võimaluse valida siis kasutusotstarve. Ma teen kogu hoonele, koostan märgist nii-öelda praegu. Kergetööstuse hoone, mis on siis hoone kategooria on tööstushoone. Ja ma lisan kõik selle kasutusega otstarbega hoone osad energiamärgise arvutustesse, ka oluline, ja salvestan. Nii, nüüd ta siis toob mulle siia köetava pinna ja tuhatemperatuuriga pinna. Nii, võtan ka teise kasutusotstarbe energiamärgisele, mis on siis büroohoone. Nii, kontorihoone kategooriasse läheb. Salvestan. Väga hea. Tuli. Salvestan igaks juhuks üle. Nii, esitada veel ei saa. Nüüd lähme edasi. Energiaandmed. Siin on mul siis võimalik sisestada erikasutust, tarnitud, toodetud energia kaalutud erikasutust. Et siia ma sisestan numbrid, mis on juba kaalumisteguriga läbi korrutatud. Ja küttesüsteem, oluline ära märkida, et siia tulevad ainult need tehnosüsteemid, mis on juba ehitusloa taotlusele sisestatud. Et kui ehitusloa taotlusele ei ole sisestatud näiteks küttesüsteemi, et siis siin ei oleks mul mitte midagi ja ma ei saaks ka siia ühtegi tarbimisandmed ei oleks võimalik sisestada. Nii, me siis paneme tarnitav energia. Oluline ka ära märkida, et kuna mul oli 2 erinevat kasutusotstarvet, siis siia tuleb mul ka 2 erinevat näiteks küttesüsteemi. Elektri otseküte on siis sellel
oli kaubandus. Kergetööstushoonel ja kaugküte on siis büroo osal sellest hoonest. Et hetkel siin, kuna me oleme testkeskkonnas üldse, et siis hetkel siin ei ole seda funktsionaalsust, et ma saaksin aru, et mis hoone osale ma sisestan tarbimisandmeid, aga see tuleb. Nii, aga hetkel on nii, elektrootse küte, panen siia tarnitav energia, kas on täna juba kaalumisteguriga läbi arvutatud ja mis ma siia panen? Täiesti suvalised numbrid, aga kui teie neid sisestate, siis te olete kindlasti välja arvutanud. Siin ta kohe annab mulle ka erikasutuse ruutmeetri kohta. Nii, ventilatsioonisüsteem. Oi, kui vähe. No, paneme suurema. Kuigi see ei ole hetkel oluline. Nii. Jahutussüsteem samamoodi. Annab mulle, et bürool on kaugjahutus. Väike küll, aga hästi olla. Nii, elektrisüsteemi juurde. Tööstushoonel tarbimine. Ja see läks nüüd, ma arvan, ma oleks kaubandushoonesse üldse, mitte kaubandus, vaid büroosse. Ikkagi natukene teen uuesti. Nii, nüüd on siin ka elektrisüsteem, mis on päikeseenergial põhinev, mis tähendab, et meil on tõenäoliselt on siin päikesepaneelid ja paneelidega siis toodan nii palju ja nüüd on näha, et ta tuleb ka siia lokaalse ja taastuvenergia erisüsteemide alla. Ma arvutan ka igaks juhuks, et arvutada siis neid seda tarbimisruutmeetri kohta. Salvestan. Nii. Järgmine leht nii-öelda isikud. Siin on taotleja juba lisatud, et siinkohal siis ehitusloa taotleja, aga ma pean siia lisama ka vastutava isiku siis energiamärgisele. Energiamärgise väljastaja. Otsin siis isikut. Vaatame, kas sellel kasutajal, mida ma siin kasutan, kas tal on. Igne, mis oli? Siir. Nii. Sisestatud isikul. Isikukoodi pikkust pean panema. Ma tean isikukoodi pikkust. Aga ühesõnaga, siin tuleb siis lisada kas isikukood või juriidilise isiku siis äriregistri kood. Ja selle järgi siis kontrollitakse kuutse registrit, kas inimesel on õigus energiamärgiseid väljastada. Aga ma ei tea, öeldes seda koodi praegu, siis ma panen, et ma loobun. Ja me tegelikult ei saa allkirjastada seda energiamärgist, sest meil pole vastutavat isikut. Nii, et siin ma saan siis lisada näiteks suvise ruumi temperatuuri kontrolli. Ma siin valin arvutist. Aga otse loomulikult ei ole seda ette valmistatud, aga võtan siin hoonete energiatõusu miinimumnõuete määruse hoopis. Nii, avan ja lisan selle lihtsalt näiteks siia juurde. Dokumendi liik, mis see siis on? Lähteandmed,
arvutustulemused, seletuskiri. Ma panen muu lisa. Kuigi vist suvise arvutustulemused äkki. Faili nimi, faili number. Nimetus, suvise ruumi. Roll. Koostaja. Signe. Kuupäev. Pole. Vaatame, kas meil õnnestub ja testkeskkonda. Ma arvan, et ma võib-olla katkestan jälle. Võib-olla see fail oli ka väga suur. Ma katkestan siiski. Aga niimoodi on võimalik siia faile lisada. Nii. Kokkuvõte. Meil on kontori ja tootmishoone. Ma vaatan, kas salvestan kontrollitud dokumendi korrektsust. Siin saab siis kontrollida, kas kõik andmed on õige. Aga kohe on näha, kuna ma ei sisestanud pädeva isiku kvalifikatsiooniga energiamärgise väljastajat, siis ta näitab, et see on tegemata ja ma peaksin minema seda parandama. Aga vaatame, mis siin veel on. Seisund on koostamisel. Energiatõhususe arvu klass on F ja nagu näha, ta annab selle numbri, mida on seal kõige esimesel lehel. Ehk siin sisestasin. See on ikkagi enne välja arvutatud ja ma siin lihtsalt sisestan selle numbri. Nii. Salvestan PDF-i. Siis ta teeb mulle ka selle väljatrüki. Energiatõhususe arv 300 F klassi langeb hoone. Põhiline pealmine kasutusotstarve on kergetööstushoone. Kasutatud spetsialist ei ole, sest ma ei sisestanud seda. Väljaandmise kuupäev pole ka, kuna ma ei ole seda allkirjastanud. Nii. Ja lähme siit edasi. Nii, et kui mul oleks korras, ma saaksin esitada. Korras ei ole, siis ma esitada ei saa. Selleks, et hakkame siis nüüd koostama energiamärgist olemasolevale hoonele. Aga ma võtan selle täpselt sama hoone jälle. Mul on see kood siin olemas. Siit saab siis aadressi või siis ehitusregistri koodi järgi otsida seda objekti, millele siis hakata KEK-i koostama. Nii. See on õige, valin selle. Nüüd, kui me oleme siin üldandmete lehel, siis ehitusregistri koodile vajutades avaneb mulle selle hoone vaade. Ja siin on siis alajaotis ehitise energiamärgised. Siin on siis võimalus vajutada nupule koostan uue energiamärgise. Ja annab mulle siis jälle üsna sarnase avavaate. Nii, kaalutud energiakasutuse klass. See määratakse siis vastavalt sisestatud andmete alusel. Kaalutud energiatõhususe arv, siis energiakasutuse väärtus. See samuti arvutatakse siis sisestatud energiaandmete alusel. Nii, esimene, mis ma siia sisestada saan, on alusandmete aeg. Vajutades siia koonile.
ütleme siis, mul oleks vähem vaja sisestada. Valin 2 aastat. Okei, valime eelmise aasta. Salvestan, kas hoone on hooajalises kasutuses? Ei ole. Aasta läbi kasutuses ja rekonstrueerimisaasta ei ole rekonstrueeritud. See läheb tühjaks. Ehituse nimetus. Siin on siis algandmed, siin ma midagi muuta ei saa. Ja nüüd oleme siis jälle siin hooneosade juures, millele energiamärgis välja antakse. Panin siis siia kasutamise otstarbed. Nüüd saab valida veel eraldi, kui ma tervele ei soovi energiamärgist anda, kui panen kõik selle. Nii. Kasutamise otstarbe. Bürohoone. See põhimõtteliselt ongi, kui ma siit lahti teen, siis on ainult üks ja sama valik. Siis lisan kõik. Nii. Salvestan, aga siin ma saan siis muuta nüüd olemasoleva hoone puhul, et madala temperatuuri seadega pind. Siit ma saan siis maha võtta ruumid, mille sisekliimat siis tagatakse ainult külmumise vältimiseks. Paneme siis siia midagi. Temperatuuriga pinda on siis 450. Salvestan büroohoone juures. Samamoodi. Nii, nad on siis hoone osad valitud, millele märgist koostatakse. Läheme siis energiaandmete lehele. Esimesena siis küttesüsteem. Siin ma siis lisan soojusallika ja aastal tarnitud energia. Siis see on see energia, mis on hoonesse tarnitud. Siin kaalumisteguriga korrutatakse läbi. Juba hiljem süsteem teeb seda ise, vastavalt siis sisestatud andmetele. Soojusallikas. Siin on meil vaba voli, mis me tahame siia valida. Kaugküte. Muidugi valime tõhusa kaugküte. Tarnitud energia. Nii, ma tahtsin lihtsalt näha, et mis ta mulle selleks erikasutuseks kilotunni suutmetri kohta aastas annab. Sellepärast ma panin arvuta ja siis ta arvutas mulle selle siia välja. Saab lisada nüüd ventilatsioonisüsteemi. Kontorile soojustagastusega. Efektiivne. Lisame siis sellele, mis ta nüüd oli, tööstusosale. Ise välja tõmbärme, seda panen siiski. Kui tahate panna, et puudub,
siis peab ka panema näiteks, et ei nullid siia, kuigi samas küsimus, miks seda siia panna, kui tarbimist ei ole. Jahutussüsteemi saab lisada kaugjahutuse, ütleme nii tõhusa. Ülitõhus jahutus, aga las ta olla. Nii, majapidamisgaasi ei lisa. Elektrisüsteem, võrk. Jälle, ma ütlen üle, et täiesti suvalisi numbreid kasutan. Olen nii hästi ette valmistunud, et oleks mingit arvutanud välja sellele hoonele energiamärgise. Nii, lokaalse taastuvenergia erisüsteemid, et siia midagi tuleks, tuleb siia enne nendesse vastavatesse lahtritesse sisestada. Ma lisan siis, et elektrisüsteem on ka, et sinna taastuvatesse midagi ei tuleks, näiteks päikeseenergia põhinev. Siis siin on kirjas tarnitud energiaga, tegelikult on siin ikkagi peetud silmas toodetud energiat. Eksportisin ka midagi. Nii. Nüüd ma olen siis sisestanud siia tehnosüsteemid, mille tarbimised on nii-öelda siis mõõdetud hoones. Nii, siin saab lisada ka meetmed, mida siis saaks mida teha, et energiatõhusust hoonel parandada. Ja paneme siia turustiku soojustamise näiteks. Ja midagi asjalikku võiks kirjutada ka. Lihtsalt soojustiku. Soojustamine keldris. Tea, kui asjalik see nüüd oli. Aga jah, siin on iga süsteemi juures on siis võimalik parendusmeetmeid valida. Nüüd salvestan. Nüüd on sama teema, mis oli arvutusliku energiamärgise juures. Siin peab lisama siis pädeva isiku energiamärgise väljastaja. Hetkel ühtegi pädevat isikut ei tea, kelle isikukoodi ma teaksin. Siis ma ei lisa siia midagi, aga kui siia lisada, siis ta kontrollib ise kutseregistrist, et kas inimesel on pädevus energiamärgist väljastada. Aga ma jätan selle siis praegu tegemata siin. Ja lähme lisade juurde. Lisan faili. Aga see on täpselt samasugune protsess nagu juba arvutusliku energiamärgise juures, et ma võib-olla jätaksin selle siin kohal tegemata. Lähme kokkuvõtte juurde. Nojah, mul oli juba väga väikseid numbreid nendesse süsteemide juurde. Aga siis ma kontrollin, kas mul on vigu ja mul on vigu energiamärgise väljastajate üle lisatud. Ja kui ei ole seda lisatud, siis ei saa ka allkirjastada dokumenti. Siin siis on see kokkuvõte jälle, väljatrükk.
siin on siis ka näha, kuidas, oi, mul on arvutamata või? Ma vaatan siia, et võtame uuesti. Jah, mul oli arvutamata, siin on kaalutud erikasutust on mul andmed. Aga siin on siis väljatrükk. Ja minu poolt on siis jälle kõik.